Tere hommikust kõik minu Lõustaraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Täna tervitan teid kõiki varahommikusest Tartust ja alustan oma ülekannet siit Raekoja platsi servalt Kaarsilla juurest. Ja ma rikun räigelt oma varasemat lubadust. Ma ütlesin, et Lõustaraamatu minu jaoks igavesti suletud, aga selline võitleja ja vabaduse hing, nagu ma olen, ma võitlesin selle uuesti lahti. See ei olnud raske, ma olin isegi käega löönud vahepeal, kuid see kiusatus mitte alla anda, see sundis mind kõike seda tegema ja täna olen ma siin järjekordselt. Kuid jah, ette teatavalt kindlasti ma ei postita siia selliseid asju, mille taustal siis nad saaksid mind täielikult ära elimineerida. Ma püüan neid nendest nagu eemale hoida. Ma püüan valitseda oma sõnu, oma kirjutisi, sest sõna ei ole vaba, väljendusviis ei ole vaba. Sa pead täitma nende käsku ja sa pead tegema seda, mida nemad tahavad. Aga mina ei tea kunagi seda, mida nemad tahavad ja sellepärast sündis või on sündimas ka praegust see tänane lugu ja sellepärast siin ma olen ning ma alustan siis tänast mõttelõnga, tänast sõnumit kõikidele. Vaadake siis taustaks Tartu vaateid ja kuhu me siis jõudnud oleme. Ma näen väga palju selliseid üksikuid sõdalasi. Nad on nagu lõvid ilma karjata, kes on läbinud selliseid lõputuid kõrbeid, keda sõbrad ja perekond pilkavad ja põlgavad, sest sa näed ja sa kuuled ja sa mõistad ja sa tead rohkem kui nemad. Ehk siis need üksikud sõdalased on sellised pühasõdalased lausa sõna otseses mõttes, kes püüavad veel seda maailma muuta kuidagi. Ja nad ei ole kõrgelennuliste kelmide sellised tummad orjad. Nad on kõik tavalised inimesed, kellel ongi sellised laiad ja avatud meeled, suur süda. Ja nad on inimesed, kes teavad, et kõiki asju saab teha ka teisiti. Ja need inimesed reageerivad millegile sügavalt poolt, väga sees poolt, kusagilt väga sügavalt. Ja see on selline hääl, mille kurjad inimesed, need kurja juured, kes teile igapäevaselt halba teevad, kes teil ei lase rahulikult elada, kes teid ajavad stressi, kes mida iganes tekitavad teile probleeme, need kurjad on ammu selle hääle kaotanud. Ja see on tunne, mis on sedavõrd tugev, et inimesed on valmis kaotama kõik muu, et selle häälele järgneda. Ja see on sedavõrd võimas hääl, mis on tugevam kui mis tahes solgimeediast tulenev selline meeletu hirmutamine ja ajude peedistamine, mis iganes sealt tuleb. See on piltlikult öeldes ka selline valgus, mis on heledam kui mis tahes televisiooniekraan, mis tahes suurusega televisiooniekraan ja mis tahes meelelahutuse vilkuvad, säravad sähvatused tuled, mis iganes. Ja me kõik kuuleme seda, me tunneme seda, me näeme seda ja me järgime ka seda, sest see hääl käseb seda teha. Ja see on jõud, mis kukutab need kurjad. Usute või mitte. Ja need on inimkonna liikmed, kes ärkavad ja see hääl on nii tugevalt liigutav, et nad ei suuda enam sellele vastu seista, sest nad näevad ja kuulevad seda absoluutselt igalt poolt juba. Ise küsimus on see, kas te tahate seda vastu võtta, kas te julgete. Ja see on piltlikult nagu vabaduse armee, mis tõuseb üle kogu maailma praegust. Ühe häälega, ühe nägemusega, ühe lootusega. Ja need inimesed tahavad headust. Need inimesed tahavad kõik tervist, tahavad tõde teada saada. Ja me ei taha ju sõda, sest me ei ole hullunud sõjardid. Ja me ei taha mingisuguseid kaltse, nartse, mis iganes kokteile. Me tahame maailma ilma selliste ülirikaste korrumpeerunud skisofreenikuteta, kes ohverdavad sõna otseses mõttes kõik, isegi omaenda hinge, omaenda venna, õe, ema, isa,
suurema võimu nimel. Ja see nii on, inimesed. Me oleme nagu Mehhiko mägikotkad, kes ühinevad üheks. Ühinege ja jagage seda sõnumit. Kõik küsivad, mida sa selle heaks teed. Vot siin ma olen ja seda ma teen selle heaks. Kui sa oled julge, kui sa oled vapper, jaga seda sõnumit. Ma julgustan teid ühinema selle ülemaailmse valguse vabaduse armeega, tõe sõdalastega. See ei ole selline valgus, mis on mingi valgus, mida me peame päevast päeva korrutama. See on selline valgus, mis teeb meist nägijad. Me oleme nagu üksikud lõvid, õhus liuglevad kotkad, nagu Mehhiko mägikotkad, kes liuglevad Vaikse ookeani kohal. Ja kõik need, kes jälgivad neid mõõtmeid, neid avarusi, seda suurt kosmost ja galaktikad, mis on kordades kõrgemad, kui me suudame isegi seda ette kujutada. Ja kõik näevad seda tegelikult. Nad hakkavad tasapisi nägema seda kõrget, seda võimsat ülevaadet, seda võimsat vaprust nendes inimestes, kes julgevad seda teha. Ja nad näevad meie südame ja hinge puhtust, sest meil ei ole mitte midagi karta. Me ei ole kurjategijad. Kurjategijad peavad meid kartma, mitte meie neid. Ja me näeme seda vabaduse nälga, mis on nagu meie hingedesse sisse sisendatud. Ja selle nälja on meist tekitanud see, kes meid kutsub. Just see tõde, mis meid kutsub. Ja see ühtsus on ääretult ilus ja võimas. Kurjuse jõud on teinud kõik, mida nad suudavad, et lõhkuda inimkonda. Te olete nüüd viimase 2-3 aasta jooksul kõik seda tajunud, tundnud. Nad on isegi varasemalt läbi sajandite jaganud meid religioonide kaudu ja isegi ühe religiooni sees on meid jagatud lugematute erinevate õpetustega. Ja kui ma siis ei eksi, pange käsi südamele, tunnistage, et ainuüksi kristluses on tuhandeid erinevaid konfessioone, mis kõik omavahel võitlevad ja see on uskumatu. Aga see on sõda, mis ähvardab iga ühte meist ja see puudutab meid täna kõiki. Ole sa, kes sa tahes. Eelkõige oled sa inimene, nagu mina, nagu kõik teised. Kuid see sõda pühib minema kõik need erinevused ja ühendab inimkonna rohkem kui kunagi varem selle alatuse, selle võltskuse, selle pättuse vastu. Me ju näeme ohtu ja me mõistame, et on olemas jõud, mis on otsustanud paljud meist tappa ja teised orjastada, kes ellu jäävad. Ma olen viimaste päevade jooksul kuulnud, ma ei tea, üle 10 probleemi, üle 10 haiguse, insuldi, surma, kui ma olen liikunud Eestimaal siin ringi. Ja see ongi see, et nad on otsustanud paljud meist tappa. Sellepärast me peame ühendama end, vaatamata meie erinevustele. Inimkond ja selle looja kurjade ja nende teemonite vastu, selle kurjuse, nende saatanate vastu. Inimesed, tulevik on helge, ma julgustan teid. Ma julgustan teid, et te laseksite sügavalt oma sisemusest välja karjuda selle hullumeelsuse peale, kuhu meid on tõmmatud. See ei ole ainult teie enda möörgamine. See tuleb paljuski sügavamalt. See kõlab kõrgemalt ja see teenib suurt eesmärki. Me ei võitle ainult enda eest. See ei ole päästa mind liikumine. Päästa mind. See on ärkamine, millel on igavene eesmärk. See pimestav pettuse loor, mis on inimkonda katnud sisuliselt sajandeid, tõmmatakse nüüd üles. Ja esimest korda ärkame me sõna otseses mõttes koomast. Ja me ärkame sellest kohutavast õudusunenäost, kus me näeme, kuidas solgimeedia on täielikult kuritegelik, valitsused on nukuteatrid, miljonöörid viivad sügavasse pimedusse, kus triljonite dollaritega manipuleerivad psühhopaadid kogu meie maailmaga. Ja siis kutsutakse teid üles sokke kuduma ja riided ostma kellegile. Inimesed, see on ärkamine koomast. See on kohutav, hirmutav ja laastav. Aga siis me äkki näeme, et on olemas mingi helge valgus siiski, mis tungib läbi selle kõige. Valgus, mis on nii tugev, et see on peaaegu ebareaalne. See on tuleviku lootuse valgus. On lootus, kallid inimesed.
tulevik peab olema helge ja ta saab olema helge. Me peame nägema tugevat pimedust, mis katab maad, enne kui saame sellest vabaneda ja astuda lootusrikka tuleviku heldusesse. Ole julge ja tõsta oma häält kõikjalt, kus sa näed ja märkad idiootsust. Laske oma hääl kuuldavaks teha. Olge oma ümbruskonnas ainus, kes valgustab teisi, nii nagu mina siin Emajõe kaldal praegu karjun. Sõna otsus mõttes. Olge see haruldane varajane kukk, kes hüüab pimeduses, et äratada teised üles, et nad näeksid uue päeva koidikut. Julge rääkida, julge olla mõnitatud. Võtta see alandus vastu. Ole kas või lamemaalane, ära karda seda vastu võtta. Ja ärge kartke rünnakuid. Iga rünnak on vastase nõrkus ja sinu tugevus. Pidage meeles, et üks seeme võib luua terve metsa. Pidage seda meeles. Üks säde paneb põlema terve metsa. Üks heli võib äratada terve armee. Et sõda lased äratada oma koomast, oma lõputust unenäost. Olge terved, ilusat päeva. Ärgake, inimesed. Kuuleme jälle, kui õige aeg on.